Ja nagu meil nüüd... Suuspled. Teeme otse ikka, kuule. Teeme otse. Nii. Ja nagu meil kombeks on meil täna jälle täiesti lambist sisse sadanud meie tänase saate külaline, kellelt me hea meelega küsime uue seaduse ja tegelikult ka nüüd juba natuke aktsiisisusinate kohta natukene siseinfi, kuna tegemist on siis Ingmariga, kes on E-liidus väga tegev inimene, aga enne kõik pika ajaline veiper ja mures samamoodi meie kõigiga koos sellepärast, mis meil toimuma hakkab. Aga Ingmar meile siin natukene sosistas, et tegelikult asjad nii hullud ei ole ja on mõningad päästerõngad, mis on praegu nii-öelda tulel. Ega ta väga palju kindlasti rääkida ei saa, aga äkki mõne sõnaga või mõne lausega saad natukene meile nii-öelda seda punast lipu natukene alla tõmmata. Tere kõigepealt. Et jah, täna Riigikogus võeti vastu aktsiis e-vedelikele siis. Täpsemalt siis aktsiisis on nad sõnastatud tubakavedelikena. Ja aktsiis on 2 eurot 10 milliliitri kohta. Ja sõnastatud on ta hästi huvitavalt, et kui mingi vedelik on mõeldud e-sigaretis kasutamiseks, ehk siis teda müüakse e-sigareti poes, siis talle see aktsiis ka peale tuleb. Ehk siis teoorias tahetakse maksustada ka nii baasid kui maitstajad aktsiisiga, juhul kui nad on siis e-sigareti poes. Baasidele see muidugi tähendaks nagu päris jaburat juurdehindlus 1000 kuni 1500%. Aga kuna see sõnastus on jah nii halvasti seal tehtud, et mõeldud kasutamiseks e-sigaretis, siis see on nagu vaidluse koht ja teoorias on põhiseaduse vastane see, et kui üks pood müüb täpselt sama toodet kui teine pood, ühel pool on aktsiis, teisel pool ei ole aktsiisi, kuigi tooted on identsed. Kehtimaks asi hakkab 1. jaanuar, ülemineku aeg on 1. aprillini, ehk siis naljapäev, aktsiisi hinnad kõrgemaks või need baaside hinnad. Aga loomulikult me nagu jätkame võitlust, et selle koha pealt, et nii-öelda alust, miks see asi niimoodi nagu reaalselt kehtima ei peaks jääma, on päris palju juriidilist. Et muidugi keerulisem vaidlus oleks see, kui me jõuame lõpuks nii kaugele, et me hakkame vaidlema selle üle, et e-sigaret on harm reduction, ehk siis kahjusid vähendab toode ja teda tegelikult ei tohiks üldse aktsiisiga maksustada, et see on sama kui maksustada näiteks, ma ei tea, kondoomid või turvavööd aktsiisiga. Nüüd inimestele, kes väga poliitikale viitsi silma peal hoida, siis ütle, mida see tähendab tegelikult, eks kindlasti ka kaupmehel, aga enne kõik siis ütleme numbriliselt tarbijale või veipijale? Eks see oleneb kindlasti ka poest, et ma ei tea ju, mis poed sellega nagu teevad, et palju nad neid hindu kuhu poole liiguvad, aga nii-öelda oma hinnale tuleb juurde 10 milliliitrise vedelikule siis koos käibemaksuga 2,40 pluss tollilaukulud. Et kõik see klepekate panemine ja nii edasi. Baasile, kui nüüd võtta näiteks, et liitrine baas võiks maksta 20 euri pudel, et see siis peaks hakkama maksma mingi 260 euri pudel. Ehk siis enamus hinnast moodustabki aktsiis. Siis võtame kõik julged noore pere laenud ja võibime võimsalt edasi. Aga nagu enne öeldud, siis tegelikult Ingmar seisab hea selle eest, tegelikult on Ingmari selle taga ka väga palju muid inimesi, kes on siis nii-öelda E-liidu liikmed ja ka sõbrad ja kogu aeg pidev töö käib ja kõik tegelevad ikkagi sellega, et see kogu see asi viia enne kõik seaduspäraseks, nagu et praegu on see seadus ikkagi nii palju pilla-palla. Ja muidugi, kes natuke rohkem huvitub sellest teemast, siis paneme video kirjeldusse ka E-liidu tegemistest lingid ja asjad saate silma peal hoida ja tegelikult Ingmar figureerib meil ka pidevalt televisioonis, nii et eks sellest saame kuulda veel kindlasti. Jah, et päris lootusetu meil see asi ei ole, et see, et me neid allkirju kogusime, et sellest oli väga palju kasu. Et inimesed tulid kaasa, meil on sotsiaalkomisjoniga üks koosolek olnud ja seal kuulati, tõesti nagu väga hästi kuulati ja küsiti ja meil tõenäoliselt tuleb neid koosolekuid veel ja ma näen, et nii-öelda selle seadusandluse teise poolega, ehk siis maitsete keelamine ja e-poodi sulgemine, et ma loodan, et seal on meil nagu rohkem lootust, et seal ei ole ka nagu riigi rahakott mängus, et siin on selge, et riigil on raha vaja, et aktsiisi nii-öelda ärajäämine oli kõige ebatõenäolisem, et ma loodan, et meil teiste asjadega läheb paremini ja allkirjad, mis sai kogutud rahvaalgatuse korras, et need kindlasti andsid võimaluse selleks.
võimas, ainult koos jõuamegi edasi, aga tänud sulle, Ingmar, ja jõudu jaksu.